mis on põhilised asjad, mida sa otsid oma partneris? No põhiline ongi enesekindel mees. Ja loomulikult, kes teab, mis ta tahab. Ja tead, kus ma selle sain või? Eks sa ise otsusta või? Kus sa said selle? Ma ei tea, sa nii elevil rääkisid enne seda laulu, sellest laulust, ma mõtlesin, äkki sa olid laulust ka seal. Sina ütlesid ükskord minu kohta seda, siis ma mingi, oh my god, see on nii nagu hästi öeldud. Ma ei tea, sa enne jagusid sellest laulust nii pikalt. Ma mõtlesin, et äkki... Kas keegi, äkki Kaisa või keegi kunagi küsis sult, et miks, ma ei mäleta, mis täpselt see küsimus miks sulle Brenda meeldib? Miks Brenda meeldib või meeldima hakkas või mis iganes. Mis sa vastasid siis? Vaat ei mäleta. Nii et ma varastasin tegelikult selle sinult. Minu lause. Vaat kui tark lause oli. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Jõulukuu on käes täies hoos ja nagu ikka jõulukuu on selleks, et tulla inimestega kokku, oma lähedastega, oma armastatudega, tututudedega ja täna mõtlesime, et Brenda räägib kohe pikemalt, mida me mängime või arutame täna, aga et see on hea aeg, kus istuda oma lähedastega maha ja nendega rääkida. Jah. Ja kui muidu jutusond üles leida, kui muidu jutusond üles ei leia, oli see sõna, siis on sellised erinevad mängud olemas. Kui on need erinevad kaardimängud või... Neid on miljonid arvestid. Ja, mida siis kasutada, kui muidu on keeruline. Ja tegelikult me seda mängu oleme mänginud podcasti täiesti esimestes episoodides. Ammu, jah. Väga ammu. Me ütleks aasta tagasi enne sõbrapäeva me selle episoodi tegime. Ja meil on siis selline rääkivad südamed. Rääkivad südamed, mänguke. Mänguke, kus on siis 100 erinevat küsimust. Või tegelikult 200 erinevat. 100 erinevat kaarti. Mõlemal poolel on küsimused. Ja me tegelikult ostsin selle jaoks, et mul oli plaanis teha Soulehele siis selline sõbrapäeva boksikene, kus on ehted käevõrud siis mõlemale ja siis need nii-öelda südamekaardikesed, aga tead, elu läks jälle kiireks ja ei jõudnud sinnani. Nii et me oleme nüüd detsembris, veebruaris on tulemas sõbrapäev. Ma mõtlesin, mängime seda mängu ja äkki ma see aasta jõuan Soulehele teha väikesed. Tulevad südamekaardikestega või mõnda muu kaardikestega valentinipäeva pakikesed, nii et proovime ära. Igal kaardil on siis on mänguline pool ja mõtlik pool. Ehk siis eks me ise vaatame, otsustame, millist me just küsida tahame tol hetkel. Ja kuna detsember on niikuinii selline aeg ka, siis et meil detsembris tuleb rohkem selliseid teistsugusemaid formaate või asju ka välja vaata. Et siis ongi õige kuu, kus kohas uuesti proovida, sest tegelikult me lubasime seda mängu too esimestes episoodides viimane mingi 10 minutit me seda mängisime, mõlemad vist tõmbasime ühe kaardi ja lubasime, et me teeme sellest episoodi, mida me mitte kunagi ei teinud, nii et siin me oleme. Nii et kui sa oled nüüd kuulanud ja ootanud 40 episoodi, seda ühte episoodi, siis täna see on käes. Ja palju õnne, Brenda, eelmise episoodiga sai meil 50 episoodi täis. Me oleme pool 100 täis teinud, nii et 50 veel ja siin 100 tükki koos. Nii et kas sa tahad, ma küsin esimesena või sa tahad küsida esimesena, et sukeldume kohe oma rääkivatesse südametesse siis? Ma küsin siis enne. Ja lihtsalt, et oleks lihtsam kuulata, aru saada, et kaartide peal küll meil on sõnum on inglise keeles, aga me siis ette loeme eesti keeles, et siis on nagu võib-olla lihtsam kuulata ja jälgida, eriti kui võib-olla podcasti kuulad. Millal oli keegi sinu vastu lahke, mida sa mitte kunagi ei unusta? Issand. No võt, siuke küsimus. Okei, nüüd ma mõtlen nagu siin hakkad mõtlema ja võib-olla ei ole hea ei, no see on see vana hea, siin tuleb kohe panna. No muidugi on tuhandeid hetki, kus keegi on sinu vastu lahke, aga mis on sulle meelde jäänud? Mis on sinuga kaasas käinud? No Austraalias on inimesed üldiselt mega lahked ja nagu neid olukordi on nii palju, et ma ei teagi, mis esimesena pähe. No ikkagi me oleme sellest rääkinud ka, et ikkagi see, kuidas siin inimesi kutsutakse enda juurde. Et siin on nagu nii mitmeid situatsioone, aga keegi nagu mingi konkreetne olukord
tuua, siis ikkagi see on kõik seotud Annie ja Pauliga, ma arvan. Ma arvan, et kõige lahkem asi ongi see, et meil on vaaritatud peale pikka tööpäeva süüa. Et ma olen tulnud pikalt tööpäevalt, istunud lauda tegelikult täiesti võõraste inimeste juurde ja söönud lihtsalt kõhu täis ja väga tore. Et jah, ja seal on nagu nii palju neid lugusid, et me alles ma ei tea, kui palju me meie loost oleme. Me ei ole jõudnud sellest rääkida tegelikult. Mingil määral midagi me rääkisime. Me oleme nipet-näpet kogu aeg rääkinud. No jah, nüüd selles mõttes jah, kui meie lugu nüüd varsti jälle teeme, siis jah, kuna me oleme vännitripil ja siis peale vännitripi, kui me toome tagasi Griffithisse, no siis nagu hakkab see päriselt see nii-öelda suhe käima, eks ole, et me siiamaani ei ole nii palju seda jaganud. Jah, et see ei kõlaks imelikult, siis on see, et me kolisime veinika hooajaks, kolisime ühe pere juurde elama, mis Austraalias on ju üsna tavaline. Üpris tavaline. Et võetakse nii-öelda backereid enda juurde elama, siis võib-olla ongi niimoodi mõneks kuuks. Ja meil tekkis nendega, me saime kohe ülihästi läbi, meil üks ühine keel oligi tegelikult toit, et mis kellegile mingid firmaroad on, tahtsime üksteisele kokata, kõike seda, aga see, kuidas meid ikkagi, et noh, me rentisime tegelikult tuba ühe pere juures, aga meid võeti sinna perre siis kui oma pereliikmeid. Meiega arutleti asju, nende jaoks oli kohe esimene asi, kui me sinna kolisime, et nad teevad niikuinii õhtuti süüa, et kui me tahame, me võime eraldi teha, aga neil oleks hea meel, kui me istuksime koos nendega lauas, et see nende peretraditsioon, et õhtu tulevad kõik kokku, istuvad laua taha ja räägitakse, kuidas päeval läinud. Ja nad väga ootasid, et meiega seda nendega jagaks või tähendab, nad tahtsid meiega koos jagada siis enda õhtust söögilaua traditsiooni on ju. Ja nii see läks, nii et ma arvan, et ja noh, seal on nagu hästi palju asju, kui lahked inimesed, et kuidagi sattusime, nemad ongi meie Austraalia pere eest meile siin, kes siis jah, noh, selles mõttes, et kui me sealt nagu on nii palju lugusid vaata, et kui me jäime sinna nagu läksime ära ja siis me tulime järgmiseks hooajaks uuesti, kolisime sinna ja tänaseks Hans siis töötab selle pereisa ettevõttes. Ja lisaks sellele siis me elasime mingi periood nende juures, kuniks mingid asjad said meil korda, et me saame siis ise rentida maja, siis ka tegelikult nagu kodust välja kolid, vaata. Vanemad annavad sulle, võta need mingid, ma ei tea, mingid korvikesed ja mingid pleedid ja noh, mis sa tahad siit, et mul pole neid enam vaja või mingisugused pannilabidad ja värgid, särgid, et samamoodi meil pakiti sealt hunniku asju kaasa, et näe, tule vaata, ma sorteerisin siit välja, mis sa siit endale tahad, on ju. Et ma arvan, see lahkus, aga tegelikult see ei ole meie näitel ja ainult Anne ja Paul. Et tegelikult ma tean hästi palju inimesi, kellel on oma Austraalia pere ja see on niisugune austraallaste lahkus kuidagi on, et kui nad võtavad su nagu, kui sa saad nendega nagu läbi või kui teil tekib see connection, siis see jääb kuidagi püsima ja ma tean nii palju inimesi, kes ütlevad, et neil on oma Austraalia pere, kellega väga paljudel on käidud Eestis külas. Absoluutselt, pulmades Euroopas külas ja noh, see ei pea olema alati eestlased, et oleme kuulnud prantslased, hollandlased, vahet ei ole, et minnakse, käiakse külas, et see on mega lahe. Jah, et ma arvan, et jah, noh, konkreetselt need inimesed mul tuleb kohe esimesena meelde, aga ma tean, et see ei ole selline, et meil juhtus niimoodi, et seda võib olla väga palju. Siin on kombeks lihtsalt niimoodi, kutsuda enda juurde, tule meie juurde õhtusöögile. Just, noh, see on väga hea point, see on kindlasti asi, mis on nagu, mis kuidagi on väga meeldejääv, eriti meie jaoks, kuigi nüüd see tundub nagu juba igapäevane asi on ju, aga tegelikult, kui me alguses tulime, siis see absoluutselt igapäevane ei olnud ja tundus natukene veider, et miks nad kõik tahavad meid kutsuda kuskil. No kas või praegugi on ju, et kolisime uude majja, tänava jõulupidu tuleb, kuigi tegelikult ei ole terve tänav sinna kutsutud, ainult mingid teatud majad on ju, me pole kedagi näinudki ja meie oleme sinna peale kutsutud see pühapäev. Miks me sinna kutsutud oleme, mul pole raimugi, aga sinna me läheme, kedagi näinud ei ole, okei, tegelikult me oma ühte naabrit oleme näinud, aga mina ei tea, see on nagu tavaline, et see on nagu normaalne ja tore, tahetakse tutvuda ja mina ei tea. Nii see käib. Et noh, me oleme olnud ka me oleme olnud mitu korda ka vaateplatvormidel kuskil, kus ma mäletan ühte korda, kui me olime vaateplatvormil,
kuskil Queenslandis, ma ei mäleta täpselt, kus mingi, mida iganes, Noosa lähedal äkki isegi, ei olnud Newcastle'i lähedal oli. Ja siis See oli üks üks Mambuka vanabaar, Headsist. jah, vanabaar oli ka seal, mõlemal oli pokaal veini käes, vaatasid ka, siis seisid meie kõrval, mis teete siin, me mingi, ma ei tea, reisime. Siis on mingi, tulge meie juurde õhtusöögile täna, me elame siin majas. Noh, nüüd ma mõtlen samas, see võib olla mega ohtlik, kõik mingid õudus need, aga ma ei tea, no pigem ei ole. Kui praegu vaatame seda, Kõlab nagu jälle nii vaatame veidralt. Criminal Mindsi, vaata, Jah. siis kui seda vaatad, siis mõtled, ma lõpetan kuskil sügavkülmas, vaata. Ja, ei tulge meie juurde õhtusöögile. Nii et- Aga ma ei tea siin, nagu No inimesed see on ei ole nii tavaline. paranoilised. See on tavaline, see on igapäevane. Vot, see oligi. Selline lahkus. Jah, nii. Mis sa ise valisid, millise sa küsid või? Ma ise valisin jah, mina küsisin mõtliku poole. Okei. Kui sa saaksid praegu $10,000, aga sa pead kulutama selle ära täna, Täna. see on tingimus, mis sa ostaksid? Mis ma ostaksin? Mida kulutamine tähendab siin kontekstis? Ma ei tea, seal oli spend kas nagu. kas ma pean nagu ostma midagi? Et kas ma võin Ei, osta sa ei või panna saving kontodele. indeksfondi ei tohi osta? No ma ei tea. Okay. Ei, aga ma ei tea tegelikult. No, Jah. Okei, see on nii igav vastus, aga jah. No okei, ütleme niimoodi, kui ma võin seda raha investeerida ja osta indeksfondi, siis arvatavasti ma teeks seda. Aga kui ma ei saaks... Sest ma tahan lihtsalt näiteks tuua, et mis see oli? Kas me saime mingit boonust või? Ühesõnaga, nagu sarnane näide on meil tegelikult olnud mingi aasta. Kas me saime mingi... See oli aasta tagasi ja me saime maksutavastus, ma ei tea, mingi $3,000-4,000 ja midagi sukest. Minu meelest oli natuke suurem summa. Et ma mäletan, et me nagu, võib-olla jah. Ja meil oligi siis see, et üle poole sellest läks investeeringutesse ja siis järgmisest poolest veerand läks reisikontole ja sellest veerand läks meie siis nii-öelda backup money'sse ehk siis kontosse raha, tagavara raha, mida ei eksisteeri meie jaoks. Et me paneme sinna raha, et kui mis iganes elus juhtub, ei pea kuskil, ühesõnaga, meil on olemas kuskil mingisugune raha, mida hetkel ei eksisteeri meie jaoks, et see tuleb mängu siis, kui on vaja. Siis, kui me peame kuuse all ellu jääma põhimõtteliselt. No, ma ei tea, hakkame nälga surema, ainult siis tuleb see raha mängu. Ehk siis, ja siis me ka mingis, kui igavad inimesed. Ei, me olime reaalselt, me olime nagu, me istusime diivani peal, kontole tuli mingi 4-5 tonni. Ja siis oli mingi, ma ei tea, paneme siis, ma ei tea, 2,5 investeerime, 1000 pane reisikontosse, 1000 pane back-upi, ongi läinud. Aga me saime reisikonto. Jah, 2 minutit hiljem oli see raha nii-öelda siis läinud. Ja siis oli, see küll nagu oli kuidagi väga kiire värk. Nii et selles mõttes on see, miks ma tõin selle näite, sorry, tahtsin öelda midagi. Miks ma tõin selle näite on see, et see on väga reaalne näide, et see 10,000 läheks kohe tegelikult nendele kontodele laiali ära. Aga kui ma peaksin päriselt midagi nagu ostma ja ma peaks, siis ma arvan, ma ikkagi täna ostaksin ära reisi. Kui ma peaksin nagu midagi, ma reaalselt ei tohi nagu seda nii-öelda säästa ega kõrvale panna, siis ma teeks niimoodi, ma ostaksin robotmuruniiduki, ma ostaksin võib-olla uue tolmuimeja koos mopiga ja siis ülejäänud ostaksin reisi. Ma teeks sama. Et need on 2 asja, mis vabastaksid minu aega ja siis rohkem mul nii-öelda, mul ei ole mingeid asju vaja, et mida ma ostaksin. See oli ka naljakas meile just, see võib-olla on juba tulnud, võib-olla tuleb alles niisuguse jõulu ettevalmistus vlogis YouTube'is. Igastahes me käisime eile hommikul, käisime poes ja meil oli $100 kinkekaart kingitud kihlumise puhul ja me kõndisime seal poes nii kaua ringi, sest et meil oli mingi, meil seda ka tegelikult ei ole vaja ja seda ka ei ole vaja, nii et selles mõttes hea probleem, mida omada, midagi vaja ei ole. Nii et jah, ma arvan, et ma ostaks need 2 robotit ja siis ostaksin reisi. Jah, selle eelmisega sellega, et
on ju nagu alati on inimestel midagi vaja selles mõttes, et see oli lihtsalt sihuke hea avastus, mis meil eile oli. Tegelikult see ei olnud nagu mingi uus avastus, vaid nagu sihuke hea meeldetuletus, et tegelikult meil on kõik olemas, meil ei ole vaja lisa 10. rätikut ja 5. voodipesupaari, vaata, et voodipesupaare on 2 head kvaliteetset, noh tegelikult meil on 3 neid on ju, et tegelikult see 3. on juba üleliia, mis on ära, ma lihtsalt tahtsin tuua näite, sest see veits kõlas nagu mingi, ei noh, meil asju nii palju, noh veits nagu kõlas korraks võib-olla nagu fleksimine. Ei, mitte fleksimine. Ja sellepärast ma tõingi selle näite siia juurde, et point ei olnud see, et meil on kõik olemas, meil pole midagi vaja, vaid lihtsalt see nagu mõte seal, et ongi, meil on need 2 voodipesu komplekti olemas, meil pole ju tegelikult rohkem juurde vaja. Nii et jah, igal juhul kogu point oli see, et see ei jääks kõlama kuidagi, et meil on kõik olemas ja mingi bla bla, vaid lihtsalt ongi see, et meil ongi see 2 voodipesu on olemas, siis ei ole ju seda 3. vaja või 10. rätikut ka nagu justkui juurde pole vaja ja noh, väga palju nii-öelda, ma ei tea, mingid küünlaid, värke-särke ma teen ise või meil on hunnikutes kodus on ju, et siis ongi lõpuks see, et avastasime, et noh, tegelikult meil ei olegi nagu midagi siit kodupoest vaja, kui just kolisime ka vaata, et siis on see sinna juurde. Nii et jah. Meil on, see oli hästi, nii et võt, niimoodi kulutaks mina selle $10,000 täna ära. Kokkuvõttes siis. No nii. Kusjuures, mul tuli üks asi meelde. Mul on, sorry, siia vahele, väike jutt. Mul on keskuses uus sõber. Poes siis, ma räägin siis, meil on, kes ei praegu avas selle podcasti ei tea, meil on siis, me elame Griffithis, Austraalias, meil on siis ostukeskuses on pood, Soulehe, minu käsitöö ehtebränd, mida iganes meie siis tegelikult, mitte minu. Noh, Hans ei tee neid ehteid selles mõttes, aga ühesõnaga, point siis see, et praegu on jõulud, ma käin väga palju seal poes tööl, olen ise seal koha peal ja seal on nüüd tekkinud jõuludel mingisugused need, noh tead need müügi inimesed, kes müüvad midagi. Mingid, kas müügi või siis mingid heategevus, mingid putkad. No nagu enam-vähem nagu LHV putka on või Elisa. Jah, just. Ja ühesõnaga see ei ole üldse väga Griffithis neid olnud. Ma ei ole väga palju neid näinud, aga nüüd on iga päev seal keegi. Aga siis nüüd üks noor kutt on seal, kes on nüüd sõps mul, tal ongi ta on Rootsist pärit, siis ma juba kaugelt tulen, siis ta karjub, hei, minu lemmik eestlane tuleb, kuidas sul läheb, sul on täna ilus kleit seljas. Ja siis me viskame nukke ja siis saad korda, kui ma nukke hakkasin, nagu ta oli mingi, no tšau, aga ta on täpselt seal, kui see hakkab vetsudesse minema, nii et ma ei saa nagu ka ümberringi temast kuidagi minna. Nii et siis ta viskab nukke ja siis ma hakkasin talle nukke viskama, siis ta mingi, oh my god, mis sul seal sõrmes on? Sa oled kihlatud, kui lahe. Igal juhul. Aga ühesõnaga tema juba teab, et ma olen seal keskuses töötaja, et tema nagu ei püüa mind enam kinni. Aga täna olid uued kutid seal, kes juba kaugelt, vaata, sa tuled täpselt liftidest, ei, mis see on? Eskalaator. Eskalaatoriga tuled üles ja nad juba seisavad seal, on ju. Ja siis täna ka nad hakkasid mind seal kinni püüda, mingi, ma lähen tööle, mul on kiire, siis ma jooksin sealt ära, on ju. Aga siis ma mõtlesin, mul on üliideaalne mõlemal pool maakera olla praegu müügimeeste juurest ühe lausega plehku panna põhimõtteliselt. Hästi toredalt viisakalt, on ju. Esiteks Eestis, mis meil oli, me ei ela Eestis, sa ei saa mulle midagi müüa. Ehk siis põhimõtteliselt, noh, kõik ju tahavad mingit pikaajalist. Soovitan kõigil kasutada seda, kui keegi üritab midagi päemäärida, ütleb, et ei ela Eestis. Ei, aga meil oli päriselt nagu ei, no meil oligi päriselt, aga töötas väga hästi, nii et ma soovitan neile ka, kes on Eestis. Lõppkokkuvõttes nad teevad oma tööd, nad ei ürita ju sul midagi pähe määrida. No jah, aga nad on ebameeldivad ikka. Ei, nad üle ebameeldivad. No ikka veits on. No oleneb, kuidas nad lähenevad. No oleneb, jah. Minul see Rootsi poiss siin oli väga tore, ma ei ütleks, et ebameeldiv oli. Igal juhul Eestis on see, et me ei ela Eestis, noh, ma ei saagi mingit paketti sul kahjuks võtta, isegi kui väga tahaks. Ja siin on mul see, et ma ei ole resident. Ma olen nagu täiesti suvaline inimene siin praegu, et kui ma väga tahaks, siis nad ei saa mulle mingisuguseid lepinguid teha. Nii et mul on mõlemal pool ülihead vabandused olemas. Tegin siukse avastuse täna, mõtlesin, ma räägin sulle ka, et sa siis tead. No võt, ma siis tean seda kasutada. Jah, lihtsam on öelda, et sa oled turist, aga noh, või siis lihtsalt, ma pole resident, ma ei saa vaata. Sest turist Griffithis, noh. Lihtsam on öelda turist, sest et nad muidu pärast üle, sa ei pea resident olema. Ja, seda küll. Nii siis pigem öelda, et turist, aga sa ei saa öelda, et ma lähen tööle.
ja iga päev seal käid, siis ütled, et iga päev ma olen turist. See oleks ka päris naljakas, nii et aga nii, põrutame edasi. No nii, teeme ühe mängulise ka, ühe kergema. Eelmine oli ka mänguline muideks. Oli ka mänguline, jah. Mis, kuigi ma ei tea, kas see podcasti jaoks just kõige parem sisu on, aga mind ennast huvitab. Milline on minu garderoobist siis sinu lemmik outfit? Sind ennast huvitab. Mind ennast huvitab, nii et nüüd te peate siis kuulama ja ette kujutama, milline minu garderoob võib olla. No üleüldiselt mulle väga meeldib. Kui meil ei ole vaata siin kuskil käia nende asjadega, aga muidu ülikond, mis sul seal kapis on, see sinine Eestist vist või? Eestist. See mulle, ma arvan, et see on minu lemmik. Jah. Lihtsalt sul ei ole sellega siin kuskil käia, aga mulle üleüldiselt väga meeldib, kui mehed kannavad pintsakut ja selliseid, ma ei tea, mis püksid need on, viigipüksid või? Aga need ei pea viigipüksid olema, ühed ruudulised olid ka sul kunagi mäletad, siuksed, noh siuke veits casual, aga viisakas ka. Nii et ma arvan, et see ülikond jah. Väga, ma sain teada. Minu kord või? Sinu kord. Nii, mis on parim nõuanne, mis sa kunagi saanud oled? Nõuanne? Jah. Mis on parim nõuanne? Ma lihtsalt, jällegi, et ütlen nagu see, mis tuleb praegu, on ju, et see ei ole nüüd maailma kõige tähtsam aga ma mäletan jumala hästi, kui ma arvan, et ma olin, ma ei tea, kui vana ollakse 9. klassi lõpus, 15 või 16, midagi sükest. Ma olin 9. klassi lõpus ja vaata 9. klassi lõpp on see aeg enam-vähem, kus vaata väga enam nagu siis juba tekivad muud huvitavad asjad ka ellu, on ju. Lihtsalt sõbrad ja biod ja tegemised. Mul oli enne seda juba. No jah, aga ja ei, ma saan aru, jah. Ja siis võib-olla ei olnud see 9. klassi nagu lõpetamine nii tähtis, on ju, et seal jäi kodutöö tegemata, jäi see tegemata, jäi kontrolltöö tegemata, bla, bla, bla. Ja siis mina mäletan, kui me sõitsin isaga ja isa ütles mulle, et nemad ei ole sellist vanemad, kes tulevad koju, kas sul on kodutöö tehtud, on ju, kas sul on see tehtud, kas sul on too tehtud, lähevad e-kooli, vaatavad, miks siin 2 on ju, miks siin tegemata on. Et nad ütlesid, et minul on oma töö, sinul on oma töö. Sinu töö on koolis käia, minu töö on tööl käia siis tol hetkel. Aga see nagu, nii et see põhimõtteliselt oli kogu nõuanne. Aga ma ei tea, mina olen kuidagi nagu seda hästi endaga nagu kaasa võtnud. Ja see on nagu mulle mitu korda elus meelde tulnud, et see on nagu võib-olla see sama, mis me oleme siin enne ka rääkinud, et see on lihtsalt siuke nagu vastutuse võtmine on ju. Et see, et kas minul on hea või halb elu, see on minu teha. Yeah. Et keegi ei tule ja ei tee minu eest mingeid asju ära ja kui mina tahan, et mul oleks paremini, siis see on minu kätes. Jah, et ma ei tea, see nagu kuidagi on mulle meelde jäänud ja minuga kaasas käinud alati. Nii et ma arvan, et ma ütlen selle. See on päris hea, jah. Ma tean ka seda lugu selles mõttes, varasemalt sa oled mulle ka rääkinud, aga ma arvan, et see oligi vaata jõudis kuidagi kohale sulle lihtsalt tol hetkel, kui sulle seda öeldi ja see on teema, vastutuse võtmine on ju, et see on see, Kaisa saatis mulle kunagi, mul oli see mingisugune, ma ei mäleta, kes see laulis Igavesti, oli see üks laul, mida ma kuulasin. Minu jaoks oli ka see kuidagi reisimine ja avastamine ja kõik see tuleb seal nagu laulus välja ja teine laul, mis Kaisa mulle saatis, mis on tükk aega oli üks mu lemmikuid laule, oli siis Eks sa ise otsusta. Et siis, et selle laulu sõnum, ma ei tea, mis selle laulu nimi ongi äkki Eks sa ise otsusta või? Vist on jah. Jah, et selle laulu sõnum tuleb ka nagu tegelikult väga hästi aru, et täpselt nagu sa ütlesidki, et iga üks teab ise. Mul juhe lihtsalt nii koos. Iga üks teab ise. Ühesõnaga, et lõpuks ongi see, et kui minul ikka kogu aeg juhtub ja mina ei tea, miks ikka minul on niimoodi, et iga kord ainult minul juhtub see, ainult minul kukuvad need asjad maha ja mina olen siuke käpard ja mina ikka ei oska seda, siis
tegelikult ongi see, et nagu kui sa ühel hetkel võtad selle vastutuse ja otsustad, et sa ei kukuta enam asju maha ja et sul ei juhtu niimoodi neid asju ja et sa nagu kuidagi teed teistmoodi, et siis on võimalik sealt nii-öelda surnud ringist, nõiaringist välja tulla. Aga seni, kuni sa vastutust ei võta, seni sa käid oma seda ringi ja siis oledki see, et ainult sinul juhtub ja sina oled ja sina teed neid nii-öelda kehvasid asju. Ja nagu ongi see, et ainult miks minule sellised asjad, mis ma valesti olen teinud, vaata, miks mulle sellised asjad juhtuvad. Et see ongi tegelikult ju vastutuse mittevõtmine. Just, nii et tuleb vastus võtta oma tegude eest, oma tegemiste eest ja nii on. Jah, mul on minu korda sinu, ma ei saa lihtsalt, mul on juhe nii koos lihtsalt, et ma ei tea. Nii, mis on põhilised asjad, mida sa otsid oma partneris? Või mis on tähtsad, kui sa otsid kaaslast endale? Ei otsi kaaslast, ma ei tea. No jah, aga mis on tähtsad isikusomadused? Väärtused äkki siis või? On mõeldud seal nagu põhimõtteliselt? Jah. No ma arvan, et otsin kaaslase. Ma arvan, et see juba ütleb sinu kohta väga palju, et sa ütled väärtused. Ma ei mäleta, kus me vaatasime, paljud ütlevad PEM ja ilus korter ja nii et kui sa juba väärtused ütled, siis see juba näitab midagi sinu kohta, eks ole. No lõppkokkuvõttes PEM-i ja korteri ma suudan ise ka üks päev endale arvatavasti osta. Nii et see jah. Aga ma arvan, et väärtuste mõttes võib-olla või omadused, väärtused sama põhimõtteliselt ju. On siis enam-vähem samad asjad, mida ma hindan inimestes on ju. Üks asi on kindlasti enesekindlus. On loomulikult ja sellest me oleme mega palju minu arust rääkinud ka podcastis. Enesekindlus on nagu kõige võti kõiges. Enesekindlus on number 1. Et enesekindel inimene on atraktiivne inimene, siin ei ole mitte midagi teha. Et jah. Nii et ma arvan, et see, teine asi ongi, me oleme kunagi rääkinud läbi, me oleme isegi nagu kirja need pannud, aga ma räägin, mul juhe jumala koos praegu üldse ei võta pea. Enesekindlus number 1. Kindlasti üks väga olulisi asju on vastutuse võtmine, nagu me just rääkisime. Me paneme 3. ka siis. Jah. Sa rohkem ei taha kuulata? Ma mõtlesin, ma nagu aitan välja sind. Okay. Las ma mõtlen korraks. Ma arvan, et enda austamine on ka üks päris oluline. Ma ei tea, kas ta seal 3. kohal just kui oleks muidu. Aga ongi see, et kui sa austad ise ennast, siis sa austad ka teisi inimesi ja kõik see osa sinna juurde. Just. Põhiline ongi enesekindel mees. Ja loomulikult, kes teab, mis ta tahab. Ma arvan, sa oled see, kes sa tead, mis sa tahad. Ma arvan küll. Ja tead, kus ma selle sain või? Mis see? Selle, et kes teab, mis ta tahab. Eks sa ise otsusta või? Kus sa said seal? Ma ei tea, sa nii elevil rääkisid enne seda laulu. Sellest laulust, ma mõtlesin, äkki sa olid laulust ka seal. Sina ütlesid ükskord minu kohta seda. Ja siis ma mingi, oh my god, see on nii nagu hästi öeldud. Ja mulle meeldib sama nagu see sama asi, aga tundub, et meile mõlemale meeldib sama asi üksteise see vaata. Ma ei tea, sa enne jagusid sellest laulust nii pikalt. Ma mõtlesin, et kas keegi, äkki Kaisa või keegi kunagi küsis sult, et miks, ma ei mäleta, mis täpselt see küsimus oli. Miks sulle Brenda meeldib? Miks Brenda meeldib või meeldima hakkas või mis iganes. Mis sa vastasid siis? Ma ei mäleta. Päriselt? Ma ei mäleta, millal seda küsiti mult. Siis, kui Kaisa Maarek meil kunagi ammu külas käisid. Jah. Aga sa ei oskaks praegu vastata sama asja? Ei, ma oskan vastata, miks sa mulle meeldid, aga mitte ma ei mäleta täpselt, mis ma seal ütlesin sõna. See oligi tegelikult see sama, mida ma just praegu ütlesin. Ehk siis ütlesid, et sest Brenda on naine, kes teab, mida ta tahab. Nii et ma varastasin tegelikult selle sinult. Minu lause. Vaat, kui tark lause oli. Oleks võinud komplimendi teha selle lausele kohe. Oi, nii tark lause, kus sa said selle? Aga mina arvasin, et tuli ise otsusta laulust. Nii et, nii et mis see oli siis ausus? Austus loomulikult, see on üleüldiselt number 1, aga see ei ole nagu see, mida me mõtleme praegu nagu väärtust või nende juures.
loomulikult ausus on lihtsalt kõige oli tähtsam. küsimus, et mis on peamised asjad, mida sa No ausus on kõige tähtsam, enesekindlus on kõige tähtsam. On 5 asja, mis on kõige tähtsamad. Jaa, ega see on, käibki niimoodi, siin ei ole vähem. Siin on kas tähtsad või mitte tähtsad. Ausus, enesekindlus, enese austamine, ehk siis kui sa austad iseennast, armastad iseennast, siis sa saad ka austada ja armastada teisi ja siis sa hoiad oma naist, on ju hästi ja juba läks meelest ära, mis see 4. oli. No, see sama, millest me just pikalt rääkisime. Ehk inimene, siis sa tead, mis sa tahad. Sest see on põhiline ju, et kuidas me liigume koos nagu samas suunas, kui me ei tea kumbki, mida me tahame, vaata. Nii on. Me peame ikka mõlemad teadma. Just. Võt, need on... Loodan, et oli põnev. Jah, need on täpselt see... Oota, ei, sina võtad kaardi vist. Mina vastan. Nii. Mida sa oled minult õppinud? Issand, kust nüüd keeras tiibiks ära või? Ei, mis mina? Siin oli kaart. Kaart keeras tiibiks ära. Mida olen mina õppinud sinult? Ma tunnen, et me kuskil oleme seda, ma olen seda vastanud. Me oleme seda rääkinud oma vahel, aga me ei ole siin rääkinud. Arvad, jah? Võib-olla mul siuke tunne, et boonusepisoodis kunagi rääkisime. Aga võib-olla mitte ka. Ma ei usu. Ma arvan, et vaata, mina olen selline väga läbimõeldud inimene, on ju. Et mina ei ole see, et ma ei tea, nüüd on vaja nuga, on ju, lähen ostan noa. Ei. Muurin välja, mis noa tüübid on. Aha, mingid Jaapani noad, mingid Itaalia noad, okei. Uurin, mis on kõige paremad, mis on odavamad, mis on kallimad. Mina olen selline väga läbimõeldud inimene. Kõikides elu inimene kõikides elu valdkondades ja ma arvan, ma olengi õppinud sinult, et vahest ei ole vaja nagu, sest vahest on see, et kui sa nagu liiga süvitsi lähed mingite asjadega, siis sa ei jõuagi kuhugi. Ehk siis ma arvan, ma olengi, et mingite asjadega lihtsalt tuleb peale hakata ja ära teha ja ei olegi mõtet oma aega nii palju raisata, eks ma arvan, ma seda olen sinult nagu kõige rohkem õppinud, et vahest ei olegi vaja kõike teada ja osata enne, kui hakkad tegema, et lihtsalt kõmdi tuleb ära teha. Väga huvitav, see on hoopis teine vastus, mida ma teadsin, millest me oleme enne rääkinud, vaata. No võt, ma ei tea, mis me enne on öelnud. Sa oled mingi pada mulle lihtsalt iga kord. Iga kord see, mis süük suhu toob. Ei, väga huvitav, jah. Sest nagu ma ei ütleks, et mina ei ole läbimõeldud või organiseeritud selles osas, aga jah, ma olen nõus, et lihtsalt, et sa nagu, kui sa lähed iga asjaga süvitsi, siis sa jäädki lõpuni välja süvitsi ja sa ei jõua mitte kuhugi. Et sa lihtsalt pead ühel hetkel jätma ja tegema mingi asja, kas või mingid näitena nagu, kui sa tegid Soulehele neid Canvas tegid plakateid, on ju, mingil hetkel. Et siis ongi see, et tegelikult lõpuks, nagu loomulikult ma tahan parimat tulemust, kõige ilusamad, mida iganes, aga lõpuks on see, et kui sa teed seda plakatit tund aega, siis ei ole mõtet seda plakatit üldse teha. Sellepärast, et tund aega on väärtuslikum kui ühe plakati tegemine, on ju. Aga muidugi tahaks, et kas see nagu joon peaks olema rohkem äärepool või siinpool, et siis ongi see, et tegelikult on vaja see plakat infoga valmis teha, see peab olema ilus enam-vähem, aga sa saa jääda seda lõpuni viimistlema. Ja see on nagu üks hästi lihtne näide, et me räägime siin nagu mingi päris asjadest tegelikult, et see plakatiks. Nii et jah, et see on küll tegelikult siuke, et tahaks ise ka kõigega süvitsi, aga siis jäävad lihtsalt nagu tegelikult asjad jäävad kõik tegemata, sest sa õpid lõpmatuseni ja sa ei jõuagi tegelikult asjani põhimõtteliselt. Nii on. Väga huvitav, ma ei teadnud seda. Siukse asja õppisin sinu küljest ära või sinu käest. Täna see eesti keele, ma ei tea, me eelmises episoodis, üle-eelmises episoodis rääkisime just, et me räägime nii head eesti keelt. Täna on Lapesna. Kui jätta kõrvale see töö, mida ma teen hetkel, siis mis sa arvad, mis amet mulle veel hästi võiks sobida? Kõike, mis on tehnoloogiaga seotud. Jah, siin ei ole midagi rohkem ju, nagu see ei ole üllatav. Jah. Ma ei tea ju neid ameteid ja mingisugust asju. Kõik, mis on tehnoloogiaga seotud, IT, kõik see teema, aga kindlasti
sa ei oleks see inimene, kes istub seal nii-öelda tehnoloogias, noh, et sa oled arvuti taga ja tegeled sellega, sa pead töötama kindlasti inimestega. Mina oleks ka nagu inimesed toon nagu number 1 asjana esile. Aga noh, et tehnoloogia peab olema seal sees. Et nagu sa võid olla mingi, ma ei tea, restorani manager näiteks, et see ei ole see. Et sa peaksid tegelema tehnoloogiaga, aga kindlasti sa peaksid töötama inimestega. Et sa oled nagu hea inimeste juht. Minu jaoks inimesed on tähtsamad kui tehnoloogia. Jah. Aga noh, inimesed on igal pool, igas ametis nagu kõigega sa puutud kokku inimestega. Okei, mitte päris igas, aga noh, mingil määral. Milline näeb välja sinu ideaalne, perfektne päev? Sinu unistus? Perfektne päev? Jah. Idülliline päev. No ma ütlen, et oleks lihtsam, on ju, et muidu, ma ei tea, hommikul langeva rüpe Maldiividel, on ju, no päris, milline on, ma ütlen nagu hetkel vaba päev. Sa võid ka ette kujutada, et sa elad seal Tais või Palil või ookeani ääres, kus iganes ja milline näeb sinu päev välja. See võib olla tööpäev, vaba päev, vahet pole. Et praegu hetkel vaba päev mõttetu, ära seda ütle. Või noh, ütle, kui tahad selles mõttes. Ma siis ütlen. Milline näeb välja sinu idülliline päev selles mõttes? Sorry, ma üldse nagu... Brenda materdab kohe maha. Ma ei tea, mida ma vastan nüüd siis täpselt. Sinu idülliline päev, olgu see siis kas või praegu siis vaba päev siin? Hommikul ärkad ülesse, sööd hommikusööki. Mingi hea hommikusöök. Süke nagu... Vaata, hommikusöökid, ma seda rääkisin see nädalavahetusele ka, hommikusöökidega on suur probleem, sest et meil ei meeldi hommikusöökiga ja väljas söömas, aga mulle väga meeldib, kui ma ei peaks tegelema hommikusöögiga. Nii et ütleme, et jalutame kuhugi ilusasse kohvikusse hommikusööki sööma, sööme hommikusöögi ära, siis tuleme, tead, see, kus Gold Coastil, seal see hommikusöögi koht, sinna tahan sööma minna. Meritoni hotelli kõrval või oligi hotelli all? Hotelli all oli mingisugune kohvik. Sinna sööma. Siis peale seda kohe ei jaksa nagu kõht on nii täis, vaata. Siis lähed tagasi tuppa. Vaatad kossu veits. Austraalias ideaalne. Terve minu elu Eestis olen ma olnud NBA fänn, on ju. Korvpall minu üks ja suur armastus, on ju. Nagu spordialadest ma räägin. Ja Eestis on see, et NBA mängud on mingi kell 3 öösel. Nii et ma kogu aeg pidin vaatama keset tööd korvpalli. Aga nüüd on jumal hea, korvpall kell 10 hommikul algab. Nii et siis ma vaataks korvpalli, on ju. Siis läheks koos sinuga massaaži. Hommikusöök oli ka koos sinuga. Ma seda ei maininud. Siis massaaži. Ärkad ka muidu minu kõrval või? Ja. Kelle kõrval siis? Ma ei tea. Äkki oma suure armastuse number 1 või midagi kõrval. Ei, korvpall on hiljem. Massaaž. Noh, siis ütleme, kui me juba seal Gold Coastil nagu olime, on ju, et oleme siis tagasi seal jälle, on ju. Siis lihtsalt peale massaaži lähed lihtsalt chillid veits rannas, lähed hüppad lainetes veits. Siis peale rannas käiku bowlingusse. Opa, seda sa ei oodanud praegu, on ju. Bowlingusse. Ja siis mingi hästi hea õhtusöök, no nagu siuke, et no ikka, õhtusöök peab olema mega. Õhtusöök peab olema mega hea. Ja enam-vähem siuke päev ongi. Lahe. Mul on ka enda päev, kas ma tohin ka enda päeva jagada või? No ei väga enda päevaga. See alguses tundus sulle nagu nii keeruline, et sa räägid nüüd sellest siin nagu, et sa elad siin või seal, et nagu sinu perfektne päev. Ja mina olen unistanud, mina olen ka oma perfektse päeva kirja pannud. Ma ei ole seda mingi aasta aega vaadanud, aga nii kas sa arvad, et su perfektne päev on endiselt sama, mis oli aasta aega tagasi? Jah, mu perfektne päev on sama, nagu oli aasta aega tagasi. Ilmselt on seal mingid detailid, asjad muutunud, aga see plaan, mis mul on suures pildis, lähi mingi 5 aasta jooksul on mul sama, mis oli mul aasta tagasi.
nii et siis ka minu perfektne päev on sellega seoses, ma tegin mingisugust asja ja siis sinna ma pidin kirjutama oma perfektse päeva. Nii et ma räägin nii palju, kui ma mäletan, et lihtsalt siis sa tead ka minu perfektset päeva. Ma pean üle vaatama, et võib-olla nagu mingi, et ma vaatan üle, loen siin ette võib-olla, milline see siis tegelikult aasta aega tagasi kirja pandud oli. Minu perfektne päev. Ma tõusen tegelikult on muutunud, asukoht on muutunud. Kunagi oli, võib-olla isegi 2 aastat tagasi kirjutasin selle, kunagi oli see Palil. Enam see ei ole Palil, see võib olla mingi aeg Palil, aga võib-olla see on kuskil Tai saarel või see on Gold Coastil Austraalias või see on üldse mingis 3.-4. kohas. Asukoht ei ole oluline, aga kõik, mis ma nüüd edasi kirjeldan, on oluline siis. Nii et minu perfektne päev ja see võiks olla niimoodi, et sellised ongi minu päevad üleüldiselt, et eks nad varieeruvad, aga suures pildis. Ma tõusen ülesse. Niimoodi ma teen silmad lahti ja siis päikesevalgus tuleb tuppa ja maastlaeni on sellised läbipaistvad kardinad ja siuke tuuleiil tuleb tuppa, siuke soe, mõnus troopikatuul, selline nagu Põhja-Queenslandis või Palil või Tais on ja see puhub tuppa niimoodi, et need kardinad lendlevad ja sa näed, kuuled seda palmi sahinat ja samal ajal kuuled ookeani kohin. Ookeani see laine peksab vastu, ma ei tea, kivi, kaljut, midagi sellist. Sa teed silmad lahti ja siis lähed rõdule. Meil on magamistoast, tuleb rõdu, ookeani vaade ja siis hommiku jooga, väike jooga terrassil koos sinuga muideks ja tõusen ka sinu kõrval muide. Ja siis teeme jooga ära. Ja siis me telime või teeme, olenevalt ka sama teema hommikusöögiga. Et ma tahaks, et ma kujutan ka ette, et see on selline hea hommikusöök. Seal on värske mahl, mul on kohvi, sul on kakao. Siis meil on võib-olla kandeed ka. Ja siis me teeme sellise mõnusa hommikusöögi. Kõigepealt jooga, siis hommikusöök. Ja ei ole niimoodi, et kiiresti sööd kiirelt sisse, aga hommikusöök niimoodi, et me samal ajal teeme siis nagu natukene tööd. Et teeme oma mingid päevaplaanid või nädalaplaanid või me arutleme siis mingisugused asju, mis on vaja teha. Et kas me siis teeme selle hommikusöögi kõrvale, teeme siis oma päeva töö ära põhimõtteliselt. Et see võiks võib-olla olla siuke 1-2 tundi maksimaalselt suures pildis, nagu siuksel mõnusal päeval. Mõnel päeval võib-olla peab rohkem tegema, on ju. Ja siis sellel ajal, kui hommikusöök saab söödud, kas ma ütlesin, et seal on apelsinimahal ka värske, on ju? Ei, seda veel ei maininud. Apelsinimahal kindlasti värske. Ja siis ongi mingi kas avokaadotõust või mingisugune croissant või mingid head pannkoogid või midagi mõnusat, on ju. Ja siis pärast seda, kui hommikusöök on söödud, on hea olla ja kuna me sööme tervislikult, siis meil ei ole peale hommikusööki raske ja halb olla, siis me laseme sealt terrassilt liumäest niimoodi, laseme oma basseini liugu ja siis meil on hommikujumine ja sealt basseinis saab minna ka ookeanisse edasi. Ma tean, see kõik kõlab väga ulmelt, aga selline on minu perfektne päev kirja pandud igal juhul. Ja selline on hommik, ma ei tea, kui kaua see kõik aega võtab. Ei tohiks nagu liialt kaua, aga kui sinna juurde jääb töö ka, siis see on fine, kui on kätte jõudnud enam-vähem lõuna. Ja siis ma kujutan ette, et meil oleks mingisugune äge hobi, mis ei ole podcasti tegemine või midagi sellist, vaid mis on liikuv. Et me käime kas koos tantsimas või me käime koos tennist mängimas või me käime koos ujumas. Golfi mängimas, et see võiks olla natuke rohkem sportlikum. Ka golf võib olla, jah. Ühesõnaga, siis me teeme midagi aktiivset, mis on meie hobi. Nagu mul oli bowling. Ise arvasin, et on tantsimine. No võt. Ja siis me läheme õhtusöögiks turule oma kindla tädi juurde, temalt ostame oma kindla, ma ei tea, sidruni ja sellelt teiselt tädilt ostame selle kindla mingi 3. asja. Ja siis meil on nagu plaanis mingi ülihea õhtusöök, igal juhul me käime ostame lõunal mingi värske kraami, mingi, ma ei tea, krevetid või midagi sukest värsket mereannid ostame nagu valmis omal õhtuks, vahepeal viime koju ära. Ja siis meil võiks siis olla, kas meil on siis soulehepood või teine asi, mis meil võiks olla oma loomaed, oma loomade varjupaik.
Varjupaik kõlab halvasti ja loomad kõlab halvasti, see on mingi kolmas asi. Päästemaa koht, hea koht. Jah, nagu loomad, kes on... Retriit loomadele. Mis asja? Loomade retriit. Loomadele retriit, jah. Loomad, kes ei saa mingil põhjusel ise enam metsikus looduses hakkama, nende selline kodu, et nagu mul oleks oma loomad, aga ma ei saa võib-olla neid sinna nagu, noh, et neil oleks selline oma koht, et ma ei saa ise 24/7 seal neid asju teha, et ikkagi meil on soulehe ja mingid muud värgid ka veel. Ja ühesõnaga, ja siis me käime võib-olla sealt läbi, vaatame oma loomi, tegeleme seal võib-olla mingite asjadega. Kühveldame sõnnikut. Ja no siis mingi hetk jõuab õhtu kätte, siis me lähme koju, kas me teeme ise õhtusööki, valame pokaali veini, head veini, punast veini näiteks on ju, või valget veini ja siis me teeme midagi ülihead süüa ja siis me sööme oma terrassil ookeani vaatega päikseloojangul. Või me lähme kuskile välja sööma. Ja põhimõtteliselt see on minu ideaalne päev. Minu arust oli suht samad ju. Nii et jah, üks päev teeme sinu oma, teise päev teeme minu oma ja ongi ideaalne elu. Ühtivad. Nüüd on siuke tunne, et ma peaks ise sinult uuesti küsima, sellepärast, et ma just rääkisin pikalt. No võt, aga ma ei tea, kas me saame seda vaadata. Sa vist ei saa, sest et Brenda telefon salvestab hetkel. Aga see on küsimus, et mida sa viimati guugeldasid? Ma ei tea. Aga me ei saa seda siis vaadata, nii et ma siis võtan midagi muud. Ma arvan, et ma guugeldasin eile... Nii et sa vastad seda sellele siis või? No ma ei mäleta selles mõttes, ma arvan, et ma guugeldasin eile ühte mingit kristalliga seotud asja. Klient küsis ja siis me koos vaatasime Google'ist mingit värki. Nii et ma guugeldasin kristalliga tööasju. Kristalliga seoses mingid asju. No siis... Vastasin ära, saan ikka sind küsida. Sa lihtsalt ei tahtnud, et ma küsiks sult. Ei, päriselt oli. No ma ei tea, kas ma täna guugeldasin midagi, ma ei mäleta, vaata, ma tean, et eile seda ma guugeldasin. Ei tea, mida mina viimati guugeldasin. Ma nüüd tahan, sa vastasid ka, ma vaatan, mida ma viimati guugeldasin. Ma guugeldasin viimati ühte krediitkaarti, mida ma tahan teha endale. Okei, mul on väga huvitavad küsimused, ma tahaks neid kõiki kohe küsida. Noh, aga alustame kuskilt. Mis on see midagi, mida sa igatsed vallalisena olemisel? Ma tõlgin otse, nii et ma ei tea, mida me igatsen vallalise elust või vallalise... Kas on midagi, mida sa võiks igatseda vallalise elust? No kui ma aus olen, siis vallaliste elu tundub suhteliselt nõme. Nagu ma ei tahaks olla vallaline. Või noh, see on nii fege, kui ma tahaks olla vallaline, siis ma ilmselt ei oleks suhtes. Või eriti kihlatud, eks ole. Aga mida ma... Või no selles mõttes jällegi, et ma oleks iga kell vallaline, kui suhtes vale inimesega. Ai, absoluutselt. Selles mõttes. Ja. Et nagu või kehvas suhtes või toksilises või mida iganes. Ma ei tea, võib-olla lihtsalt nagu see, et noh, kui sa oled juba suhtes, võib-olla siis sa oledki nagu, ja see ei pea nii olema, aga siis võib-olla oledki nagu juba selles mõttes nagu mugavamast tsoonis, et meil on nagu omad sõbrad ja asjad, et siis suhtes ma ütleks, et on raskem kohtuda uute inimestega ja ma ei räägi nagu romantilisel eesmärgil, lihtsalt uute inimestega. Et võib-olla kui sa oled vallaline, siis on võib-olla lihtsam kohtuda teiste inimestega, ma ei tea, mul siuke tunne võib-olla. Ja noh, me oleme seda rääkinud ka, vaata, või mina rääkisin seda kuskil või, ma ei tea. Et sinu mõttes, selles mõttes, et see on tõsi ju ka reisidel on ju, et kui me läheme kahekesi reisile ja me tahame reisil kellegagi tutvuda, siis tegelikult pigem peame olema me ise need algatajad. Versus sa oled üksinda kuskil reisil, siis see, kui palju tuleb inimesi sinuga suhtlema, kui sa nagu näevad, et sa oled üksi, kõik teised inimesed, kes on üksi või mingi kamba koht, tule ka meie juurde, et sul on nii palju lihtsam, sest inimesed tulevad sinul ligi kergemini. Versus me oleme paar kuskil väljas, kahekesi, on see, et noh, äkki me ei taha, väga paljud inimesed ei tahagi on ju, ja siis tulevad mingid võõrad inimesed segama paari, et nagu kui ma ise üksinda oleks või mingi kambaga, siis ma ei läheks paariga tutvuma lambist. Aga selle üksiku inimese, kes üksinda kuskil on, läheks on ju. Ja ma arvan, et see peab nagu paika väga hästi selles mõttes. Aga muidu ma ei tea jah, et mul otseselt ei ole midagi, mida ma nüüd nagu hirmsasti igatseks vallalisest elust, et jah, mina olen rahul. Okei.
Sa olid pettunud mu vastuses, sa tahtsid, et ma ikka igatsen, kuidas sa ikka naisil lantidana tahaks ikka naisil lantida. ei ole pettunud, väga hea, ma lihtsalt hakkasin lugema, mis mu järgmine küsimus võiks olla. No, nii et väga hea vastus. Ma leidsin ühe lõbusa küsimuse, ühe lihtsa, võimalik kell lihtne, aga lõbus küsimus. Nii. Kui sa saaksid 1 tunni, et rääkida meie koduloomadega, ehk siis Smokiga. Millest sa räägiksid? Mis mõttes 1 tunni? Sa saad nagu päriselt rääkida, nii et sa saad aru, mis Smoki vastab sulle tund aega. Millest sa räägid temaga? No ma küsiks kõik, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, mis me siin kodus teeme, kus talle meeldivad mingisugused asjad. Ma küsiks talt, jah, seda küsikski. Mis talle meeldib, mis ta tahab siin, kuidas oleks asjad. Ja ma tahaks teada tema lugu enne seda, kui ta meie juurde tuli. Ma tahaks, see oleks kõige põnevam üldse. Teeme Smokiga tund aega saame, teeme podcasti. jah, ma tahaks teada tema lugu, sest kiire ülevaade, et meil on siis Smoki, kass, 2 aastat siin olnud meiega. Oli mega hädine ja haige kass puu otsas, karjus nutis, kolis meile sisse põhimõtteliselt. Et keegi pidi ta kodust välja viskama, mingi värk temaga pidi olema, et otsustas niimoodi lihtsalt meile sisse kolida ja ta käis ikka arsti juures ja ta on ikka päris mitu korda siin meil just käis opile ja nii edasi. Igal juhul, et lihtsalt kass kuidagi sattus meie hoovi ja meie ellu. Otsustas, et tuleb meie juurde elama, et ma tahakski nagu küsiks talt siis, kui ma saaks temaga rääkida päriselt, siis ma küsiks, mis lugu tal enne oli ja kuidas ta sattus meie juurde. See oleks päris lahe. Nii et jah. Väga hea. Minu kord. Mis on sinu hiljutine väike võit, mis sa saavutasid? Hiljutine väike võit, mis ma saavutasin? Võib suur võit ka olla. No pigem on väike võit mõeldud, muidu sa tood ikka mingi mitmeaastase mingi suure võidu. Väike võit hiljuti. Vaat ei tulegi kohe nagu ühtegi võitu ei tule veel. Väike võit on. Nojah, aga mis on väike võit? Väiksed võitud, mis sa saavutanud oled, mis nagu... Ma ütlen väike võit. See on tõesti väike võit, aga tegi tunde heaks. No, sobib. Jaa, väike võit on väike võit. Reedel. Eelmine reede. Nädal aega enne reedet vaatasime Masterchefi. Masterchefis tehti parti. Ja siis me olime, et davai, teeme partise. Reede õhtul ma siis tegin pardi rinafileed. Ja ma ütleks, et tuli esimest korda elus ja põhimõtteliselt tuli perfektne. Jah, see oli super hea. See oli mega hea. Ja meil on veel üks pakk, aga me nüüd ootame, et meil food prepitud asjad saaksid söödud enne, kui saab uuesti parti teha. Nii et see oli tõesti, see oli suur võit. Või väike võit. See oli väga hea ja see on huvitav, et tegelikult meile nagu meeldib süüa teha ja me teeme igast mingi steike, möllame igast erinevate nagu retseptid asjadega, siis kuidas me ei ole teinud parti. Ma ei ole mitte kunagi parti teinud, aga... Ja nüüd ma hakkan parti ainult sööma. Ja väga hea oli. Ja nüüd järgmine kord ongi tegema pardirasvaga kartuleid ka vist siis kõrvale. Jah, me ju valasime selle pardi, kui Hans praadis parti, siis sealt tuleb nii palju rasva. Me valasime selle karpi, nii et meil on pardirasv nüüd küll kapis, millest me saame teha siis pardirasva kartuleid. Mida Hans tegi üks jõulud vist, mis oli eelmise aasta jõulud tegin ja nii et võt. Muide meile kirjutati selle kohta, et me võiksime teha nagu mingi toidu teemal podcast episoodi. Aga ma ei tea, kuidas seda nagu teha. Me ei ole jõudnud välja mõelda, kuidas see formaat või mida me toidu. Üks toidu idee mul on. Siuke võistlus. Seal oli pigem mõeldud just nagu toidu tegemisega. Aga ma arvan, et võib-olla seal ei oldki mõeldud, et retsepte jagada, vaid ongi mingi, ma ei tea tegelikult. Ühesõnaga, kuna me ju tegelikult eksperdid ei ole, siis me väga nagu mingid siukest nagu, et mingid toitumis nagu nõuanded, siukest asja ma anda ei saa. Aga näiteks ma arvan, et me võime teha vlooge. Et me võiks mõned vlogid teha, et teeme mingid, kui me teeme oma nädala toidupreppi näiteks iga esmaspäeval, et siis me üks esmaspäeval lihtsalt filmime sisse, mis me teeme. Me võime iga natukese aja tagant teha, nii et ma arvan, et see on see formaat. Absoluutselt.
Kalapasti. ja mis sa ütlema hakkasid? Sorry. Ei, mul on üks jah formaat, aga see arvatavasti jääb uude aastasse siuke võistlus, et kui palju asjad poes maksavad. aga see on ka vlog, mitte podcast või? Ei, podcast. Okei. Jah, aga mul on vaja kellegi abi selle jaoks, nii et ma vaatan. Nii et võt, selline, mis mul oli väike võit, pardi tegemine oli väike väga hea võit. võit, jah. Nii et nüüd on siis minu küsimus. Siin on küll, mis on sinu peamine prioriteet järgnevaks aastaks? Siin on küll küsitud ülejäänud aastaks, aga me ülejäänud aastat on paar nädalat alles ainult, nii et mis on sinu järgmine, mis on sinu nagu peaprioriteet või siuke peaasi, mis sinu jaoks on tähtis aastal 2026, eks ole, aasta saab siin läbi väga kiiresti. Soulehel Soulehe peab tegema nagu suured hüpped järgmine aasta. Et meil tegelikult iga aasta on olnud, on ju, et me siin just mingis episoodis rääkisime, et üks aasta oli marketitele, nii-öelda raha kogumine oli teemas ja nüüd siis ütleme siis, et 2026 aastal on Soulehe mul hästi fookuses, ma arvan, nagu peaks olema nii-öelda, kuna meil neid projektasju on siin kogu aeg, on ju, et siis see kogu rõhk läheb tegelikult Soulehele ja ütleme nii, et kui ma arvan, et see ongi see esimesed 2 aastat, 3 aastat on siuke katsetamisaeg, et mida, kuidas, mis materjalid ja nii edasi, et nüüd ma ütleks, et mul hakkab pilt suht nii-öelda selgemaks saama, et mida jätta, mida mitte, mis nagu materjalide mõttes on mul juba nagu viimased 1,5 aastat juba nagu väga korras olnud selles mõttes, et kui alguses on siuke pool aastat mingisugune katsetamisasi ja värki. Yeah. Et siis lihtsalt, kuna tooteid on nii palju, aga see ongi see, et kust ma tean, on ju, et mis inimestele rohkem peale läheb, mis vähem, et siis nüüd ma kuidagi, ja stiili mõttes ka vaata, et küll ma olin seal pasteelsetes toonides, siis nüüd mul on tumedad toonid igal pool, on ju, et kuidagi nagu hajutada seda asja rohkem kokku, et veebipoes tulevad suured muutused, tõmbame veebipoodi kõvasti koomale, et ei ole seal 50 toodet käevõrusid või 50 toodet käevõrusid vast jääb, aga kaelakeesid ei tule 50 toodet, on ju, et sellega teeme nagu mingid hästi tugevad korrektuurid. Ja siis Soulehe nagu füüsiline pood saab kõige suurema fookus järgmine aasta, ma arvan. Mis on nagu selles mõttes suured hüpped, et tulevad nagu mingid tugevad, kindlad kollektsioonid, mis jäävad ja seal nagu vahel võib olla natukene mänguruumi. Ja loomulikult poes füüsilisse poodi jääb rohkem seda mänguruumi selles mõttes, et ma võin sinna letile pannagi mingi toote, mida on 4 tükki. Yeah. See on fine, aga et ma enam ei tee tooteid, mida on 4 tükki. Seda ei ole nagu mõtet teha. Nii et jah, ma arvan, et see on põhi. Sest mulle tundub, et see aasta oli hästi nagu kuidagi meie aasta. Ja meil oli ka fookus see aasta, me ütlesime ka, et me peame nagu, kui varem oli ainult töö. Yeah. Et siis me oleme see aasta teinud väga-väga palju tööd, aga me oleme suutnud hoida seda balanssi, et me oleme võtnud nagu oma vaba aega ja üksteisel aega ja kõike seda. Et ja me rääkisime ka, mis me mingi pool aastat käisime reisimas enam-vähem, on ju, iga natukese aja tagant. Et siis see aasta sai nagu seda rohkem teha. Nüüd järgmine aasta keskendub just, sellele. Mina arvan ka, et minul on ka kuidagi see Soulehe on kindlasti väga palju mõtetes eriti järgmise aasta vaadates ja just see marketingi pool ja see on nagu põhi. Kõik see, nii et ma olen väga elevil, ma arvan, et 2026 tuleb väga hea aasta Soulehele. Ma arvan, 2026 aastal me palkame Soulehele, meil on Soulehel nii-öelda palgal ja niimoodi inimesi olnud enne ka abilisi, aga ma arvan, et 2026 aastal tuleb nagu meil reaalselt nagu pidev töötaja Soulehele. See on väga nagu kõva värk, Yeah. Nii et võt. Aga mis arvate, sa teed ühe küsimuse veel, ma teen ühe küsimuse veel ja aga ma pean valima, mul oli siin mitu tükki välja valitud. No võt, siin me võime kunagi veel neid küsida, nii et vali, sa valid midagi tõsist või? Ma siis valin midagi lõbusat. Kas ma võin, teeme ikka 2, mul on nagu, võib-olla nagu reaalselt vastad sellele mingi 2 lausega. Okei, sa saad 2 veel. Jah. Kas sa kummitusi usud? Ei usu. Miks? Ma ei tea, vaata, ma olen teaduse poiss, et nagu ei ole näinud veel midagi, mis
mis nii-öelda tõestaks minu jaoks seda piisavalt, et nii on. Mind otseselt nagu ma ei tunne ka kummituste osas ennast nagu nii, vaata osadel inimestel, ma ei tea, mingi teema, et kui nad ei usu, siis on nagu mingi, et miks sa usud, ei, mul on jumal suva, sa võid uskuda, mul ei ole vahet. Kõik võivad uskuda seda, mida nad tahavad uskuda. Aga mina pigem ei usu. Ma arvan, et see on kõigega ja igas eluvaldkonnas, et oled see, rääkisin ära just sõbrannaga ka, et ongi see, et oled see siis vegan või karsklane või sööd sa ainult liha või tead, need variante on miljoneid. Et ongi see, et sina usud või ei usu neid asju, et siis ongi, et minu meelest see on nagu põhiasi, et sa ei pea kummituste juurde minema, vaid kõige juurde, et nagu kõik teevad seda, mis neid õnnelikuks teeb, kõigil on omad mingid harjumused. Ela oma elu ja lase teistel ka elada. Ja see ei ole nagu minu koht kuskil käia judge'ida või öelda mingi mina. Ja samamoodi teine asi sinna juurde, et kui sa kuuled, et kellelgi on mingi toitumisharjumus või mingi mis iganes asi, mida sina siis nii-öelda arvad vastupidist, et siis kui sinult nõu ei küsitud, siis võib väga tihti ei tasu seda nõuga minna andma. Just. Jah, nii et lihtsalt tahtsin seda sinna juurde öelda, kuna sa niimoodi selle kummituse kohta ütlesid, et tegelikult jah, et see on nagu käib kõige kohta, mitte ainult kummituste. Aga mina võin öelda, et mina nagu kummitused on ja ma kummituste kohta ei tea, aga mina usun vaimudesse. Nii et ma lihtsalt tahtsin seda öelda, nii et näed, koos eksisteerime siin, eks ole, ja me nagu mõlemad teame seda, et mina usun, tema ei usu, mida iganes on ja nii et saame koos rõõmsalt hakkama siin. Jah. Ma siis küsin oma viimase küsimuse sult, Brenna. Ja sa võid vastata ainult selle aasta kohta või kui sul tuleb eredalt igastahes küsitud on, siis mis on sinu elu kõige parem ja kõige halvem ost? Issand, elu või? No, sa ütlesid, ma võin selle aasta. Sa võid selle aasta ka, et võib-olla elu on natukene liiga palju. Aga ma reaalselt ei tea. Kõige halvem ja kõige parem ost. No, me just üks päev Hansule ütlesin, et me käisime ühel garage-seilil. Aus siis väga popp on ju, lähed sinna, ma ei tea, inimene kolib ära ja siis lähed tema majja on ju ja siis seal müüakse põhimõtteliselt kõike on ju. Ja me läksime sinna ostma voodit vist. Ja me ostsime ka voodi sealt. Ja külaliste tuppa selle voodi ostsime. Külaliste toa voodi ostsime sealt. Ja siis seal oli veel mingid muud träni ja siis ma vaatasin, et oli selline nagu potide komplekt. Potid läksid üksteise sisse, 3 erinevat suurust ja niimoodi, et olidki ainult potid, aga siis kõikidele nendel potidele läks nagu klõkatsiga üks šang. Ja kaaned olid ka kõigil niimoodi, et olid kaaned, aga see nagu kaane see mumps julla seal otsas, selle said nagu magnetiga ära võtta, ehk siis mega kompaktne, ma reaalselt peaks tooma näitama selle siin, äkki ma ei tea, pärast näitama, ma ei tea. Ja siis me just üks päev tegime süüa, nagu eriti kui me food prep'i teeme, siis see tähendab seda, et terve köök, kõik potid, pannid, kõik on töös. Ülimugav ja siis ma ütlesin ka, me maksime sellest mingi $20. Ja see on üks 15 parimaid oste, mis mul olnud on. See oli tõesti heast. See oli odav ja see oli mega praktiline, mega hea. See oli mega praktiline, jah. Võtab ülivähe ruumi ja kõik asjad. Aga see oli lihtsalt, mis mul praegu pähe tuli, sest me just üks päev rääkisime sellest kindlasti on ma ei tea. Ma olen oma telefoniga ülirahul, ma olen mina ei tea, elu parimast, rohkem ma ei oska tuua midagi. Aga kas tuleb mõni halb ost ka meelde, mis võib-olla ei läinud? Kindlasti on mingi träni olnud, mida ma olen kuskilt Keimardist ostnud ja siis on kohe katki läinud ja siis ongi see Keimardiga on see, et seal on odav on ja siis võib juhtuda, et see on nagu mingi ülihea asi ja peab mingi, ma ei tea, 10 aastat vastu. Keimardis on see, kes 10 päevaga või 10 aastaga läheb asi käsi. Või siis peab 10 päeva vastu on ju, et need variandid. Aga elu halvimast. See diivan on ka üks parimaid oste, mis ja see diivan oli ka tõesti. Meil on selline volditav diivan, mida me tahtsime siia päikese tuppa, kus me tegelikult ka podcasti teeme. Selle me saime ka ülihea hinnaga ja see on ka üks parimaid ostena. $100, mitte 10. Ei olnud nii hea diili on, $100 saime. Aga neid müüakse mingi $1000, $600. Need on jah kallid, nii et... Nii et mul on ainult head ostud. Ainult head ostud.
mina ei suuda ka nagu praegu välja mõelda ühtegi halba ostu. No ma võin näiteks tuua selle näite, et oli just kevad, me kolisime just siia, ma läksin ostsin tšillitaime ja basiilikutaime, et oleks vaja maha istutada, et siis on nagu tore neid münte ja asju sealt korjata, aga juhtus see, et elu on jube kiire ja need kõdunevad mul siin terrassi peal ja need arvatavasti neid ei päästa enam ära. Et selles mõttes see oli nagu halb ost, aga ta ei olnud nagu selles mõttes halb ost. Et oli halb ost, sest ma ei oleks pidanud tol hetkel seda ostma, kui mul nii kiire oli. No vot, nii et sellised head ja halvad ostud, väga põnev. Aga kas sul oli veel üks küsimus või, mis sa tahtsid? No mul oli mitu siin. No sa ütlesid enne, et sul on 2 tükki veel, mis sa tahad küsida. No tegelikult on 3. No aga nüüd on viimane küsimus. Okei, viimane küsimus. Millal oli viimane kord, kui sinu intuitsioon oli õige? Viimane kord, kui minu intuitsioon oli õige. See on jälle jube keeruline küsimus. Ma tean. Miks sa meid sihukese näoga vaatad? See oleks nagu mingi no nii. See ongi natuke no nii. Vaata, kõik juhtus, meil juhtub elus väga palju. Laupäeval. See laupäev? See laupäev. See oli 2 päeva tagasi. See oli 2 päeva tagasi. Laupäeval me olime Soulehe poes tööl. Tegime seal asju ja Brendal oli veits kehva olla, pea valutas särki-värki. Brenda ütles mulle, et paneme mingi 1-2 kinni, vaata, et niikuinii rahvast väga ei liigu täna keskuses. Lähme lihtsalt naudime vaba päeva, blablabla. Mina ütlesin, et ei, et kui sa tahad, mine koju puhka, et sa, ma ei tea, mitmendat päeva järjest tööl on ju. No mul kõht valutas ja mul oli halb olla. Jah, et ma olin nagu, et kõik on chill, et mul on niikuinii vaja arvutis asju teha Soulehel, et ma ei tea, kas ma teen seda siin või ma teen kodus kontoris. Ja lõpuks olime kella 4 lahti või isegi 4:30 ja see oli üks kõige edukamaid kella 2:30 lahti olekuid üldse. Nii et minu intuitsioon, et ei, me peame lahti olema täna, tasus väga ilusti ära. Jaa, tõsi. Nii et meil oli väga, väga edukas päev, nii et ma arvan, et see on hea vastus. Nii et alles hiljuti käiku läinud alles intuitsioon. Hiljuti, mul on väiksed võidud hiljuti, intuitsioon läheb käiku hiljuti, kõik on toimumas, nii et vot, sellised olid meie need jutustavad südamekaardid, et saime natukene mõtiskleda, mälestuste radadel käia. Loodame, et jõuluaeg ei ole teie jaoks liiga kiire, istuge ka sõprade, tuttavate perega maha, ajage juttu ja küsige neid samu küsimusi, kui tahate. Küsige, jah, neid samu küsimusi, mis on kõige halvem ja parim ost, eks ole. Võib-olla ei tea, kas jõuludel on hea küsida, keegi ütleb kellegi kingituse kohta, et see on küll kõige halvem ost. Nii et riski business, vaata. Aga igastahes järgmine nädal oleme tagasi Eesti traditsioonidega. Mis on hooaja viimane episood. Mis on hooaja viimane episood, 2025 aasta viimane episood. Nii et nagu alati, kui tahate näha meie igapäevaseid tegevusi ja lõbusaid sketše, mida me vahest teeme ka, siis minge Instagrami, miks mitte Austraalia. Muidu podcasti ja muud sisu YouTube, Spotify ja Patreon ja kui tahate tulla konsultatsiooni või niisama meiega mõnda lugu jagada, siis miks mitte australia@gmail.com. Suur aitäh, et jälle kuulasite ja veetsite meiega selle tunnikese. Näeme järgmine kord. Tšau. Tšau.